tere! Toora nädalapeatükk Šmot nimed jutustab, kuidas juudid sattusid Egiptuse orjusesse ja kuidas sündis Mooses, kellele Jumal käskis juudi rahvast vabastada. Midrash selgitab, et Vaaro astroloogid ütlesid talle, et varsti peaks sündima juutide päästja. Kuigi Egiptuse astroloogid nägid, et päästja peaks olema meessoost ja kunagi saab ta veega karistada, ei osanud nad täpselt öelda, millal ja millises peres ta sünnib. Tulemusena käskis Varao egiptlastele visata kõik vastsündinud poisid Niilusesse. Samas, kõik vastsündinud tüdrukud pidid jääma ellu. Esmapilgul võib tunduda, et Varao tahe rahuldamiseks oleks piisanud, kui egiptlased viskaksid kõiki vastsündinud poisi jõkke, milleks tuli lisata eraldi käsk tüdrukute kohta. Tuleb välja, et need samad egiptlased, kellele käsuti visata juudi poisi jõkke, et hävitada juudi kehasid, pidid kasutama juudi tüdrukuid oma Egiptuse eluviisi ja väärtuste järgi. Sellest, et Toora mainib mõlemad käsud ühes lauses, näeme, et vaimulik hävitus ei ole vähegi tähtsam kui füüsiline hävitus. Vastupidi, vaimulik hävitus on tõsisem kui füüsiline. See, et kõik vastsündinud poisid tuli visata Niilusesse, ei olnud juhuslik. Niilus sümboliseeris Egiptuse pagana usku. Egiptuses ei sae vihma ja vanasti said kõik põllud kasta tänu sellele, et Niiluse veed tõusid ja liikusid põldudele läbi keerulise veekanalite süsteemi. Seetõttu arvasid egiptlased, et Niilus on nende jumal, kellelt sõltub nende äraelamine. Egiptuse pagendus toimus seega kahes aspektis: füüsilises läbi juudi laste tapmise ning vaimses läbi juudi laste kastmise Egiptuse kultuuri ja naudingu püüdlusesse. Egiptuse pagendus sümboliseerib kõiki ülejäänud pagendusi. Ka tänapäeval eksisteerib Egiptuse kuningas Varao, kes soovib visata juudi lapsi Niilusesse. Need on tänapäevase ühiskonna kombed ja väärtused, mis on peamiselt seotud raha teenimisega ja püüdlusega materiaalsete naudingute vastu. Seda näeme ka laste kasvatuses. Kui vanemad hakkavad otsustama, millist haridust oma lastele anda, siis ei tohiks lähtuda ainult tuleviku karjäärivõimalustest. Kas laps saab tulevikus arstiks, advokaadiks või vähemalt oskab kingad puhastada. Ja kui lapsele anda juudi haridus, siis pärast isegi kingad puhastada ta ei oska. Juudi vanemad peaksid teadma, et kui täidetakse Jumala soove ja antakse lastele korralik juudi haridus, siis Jumal hoolitseb nii selliste laste kui ka nende vanemate elatise eest. Kui me ei arvesta Varao käskudega, nagu seda tegid juudi naised, kes vaatamata Varao karmidele nõuetele jätsid oma lapsed ellu ja tänu sellele tekkis juudi rahvas, kes lõpuks tuli Egiptusest välja, nii ka meie, kes panustavad juudi haridusse, toome sellega juudi rahva lõpliku vabastuse pagendusest. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!